Milline on sinu hinge päris olemus, kui sul on tõusumärk Skorpionis? Tere armsad kuulajad, minu nimi on Margot, olen intuitiivne astroloog ja astroloogiaõpetaja. Selles videos ma avan sulle hinge päris olemust, kui sinu tõusumärk on Skorpionis. See on nüüd selline hing, kes kannab endas sellist iidset mälu võimust, kaotusest, kontrollist ja ellujäämisest. Nende inimeste kohalolu mõjub sageli intensiivselt ja sageli teised inimesed tunnevad sellise hinge lähedal ennast kergelt pinges. Nad võivad tunda aukartust või isegi mingisugust alateadlikku hirmu, mida nad ei oska mitte millegagi seletada. Ehk ühelt poolt Skorpioni tõusumärgiga inimene kannab sellist intensiivset ja alguses veidi sellist sünget energiat. Inimene on sellise seisuga oma teel alguses kaitsev ja kontrolliv. Ehk ta ei ava ennast lihtsalt, kui üldse avab alguses. Ta jälgib, tunnetab ja kontrollib alati olukordi enne, kui ta usaldab. Tema ümber oleks justkui nagu selline nähtamatu kaitsemüür, sest hinges elab sellel inimesel selline uskumus ja ka mälu, et maailm ei ole turvaline koht. See on selline hing, kes oma varasemates kogemustes on elanud elusid, kus ta on puutunud kokku võimuga, kontrolliga, ellujäämisega ja maagiaga. Ja sellel hingel on väga hea oskus manipuleerida, võidelda ja hoida kõike oma kontrolli all, et mitte kaotada oma positsiooni või midagi, mis on talle väga oluline. Ja nüüd ka selles elus kordub alguses sama muster, ehk ta on väga valvas, ta on pidevalt valves olekus, ehk alateadlikult on ta justkui nagu igal pool need tundlad püsti. Skorpioni tõusumärgiga inimese kõige suurem hirm on jõuetus ehk kontrolli kaotamine ja haavatavus. Ta võib alguses klammerduda inimeste külge, mingite soovide külge, suhete külge. Ja kui ta midagi väga tahab, siis ta on võimeline oma tahtega põhimõtteliselt kõik saama, mida ta tahab, ehk kasutama selleks oma suurt tahet. Ja nüüd siin peitubki siis selle märgi vari. Ehk kui inimene seab oma tahte kõrgemale elu loomulikust voolust, siis ta hakkab ennast sisemiselt põletama ja ta ei leia seda hingerahu. Mis see tähendab, et enda tahte kõrgele seadmine siis elu loomulikust voolust? Näiteks ta võib armuda kinnisideeliselt, klammerduda inimestesse, kes ei ole talle võib-olla määratud. Ühelt poolt on selle all hirm kaotada midagi, mida ta tunneb, et tal on eluks vajalik. Aga ta hakkab neid inimesi ja suhteid siis nii-öelda enda küljes hoidma tahtega, manipuleerimisega ja kui vaja, siis ka jõuga. Ehk see on selline hing, kes on kaotanud oma hingelisuse, see on temas kaduma läinud. Ja seda hingelisust ta tegelikult otsib, sellepärast et see on miski, mis annab talle selle kerguse ja elujõu. Ja ta hakkab seda hingelisust siis otsima teistelt inimestelt. Skorpioni tõusumärgiga hingelugu meenutab sümboolselt vampiiri lugu, kus siis inimene, kes vajab seda hingelisust, hakkab
tahtega, manipuleerimisega ja jõuga võtma seda siis teistelt. Ehk kuna tema enda valgus on katkenud, siis ta hakkab otsima neid, kellel see valgus särab sees. Kuid mida rohkem ta siis seda teeb, seda tühjemaks ta tegelikult muutub ja ta ei leia seda hingerahu. Skorpioni tõusumärgiga inimese tervenemine hakkab sellest hetkest, kui ta mõistab, et tal on vaja iseendale otsa vaadata ja vabaneda kontrollist, oma kinnisideedest, manipulatsioonidest. Ja siis hakkab sündima tõeline transformatsioon. Nüüd tõusumärgi skorpioniga inimesed ei ole esiteks tulnud siia elama lihtsalt mingit lihtsat elu või rahulikku elu, on võib-olla õigem öelda. Ja nende kehastusse on juba sisse kirjutatud tegelikult valusad kaotused, kriisid, kõik, mis hakkab teda raputama. Ja see on sellepärast, et nad leiaksid endas selle hingelisuse. Ehk elu sunnib neid painduma ja iseendas leidma see valgus. Ehk nad on tulnud siia õppima siis, et kuidas muuta pimedus valguseks, niimoodi, et sa ei võta seda valgust väljastpoolt, vaid sa hakkad seda iseenda sees looma, siis kuidas muuta sõltuvused vabaduseks ja kuidas muuta kontroll usalduseks. Need inimesed kannavad sageli ka reetmisega seotud haava, mistõttu neil on ikkagi alateadvuses see hirm, et kui ma ei kontrolli, siis ma ei saa usaldada. Aga siin ongi see vari, see lõks, ehk tegelikult tuleb liikuda siis usaldusse. Kui nüüd see inimene ühendub lõpuks oma südamega, mitte oma hirmudega, mida skorpioni tõusumärgiga inimestel on tegelikult päris palju, siis hakkab tema energia täielikult muutuma. Ja kuidas see siis välja paistab? See paistab välja niimoodi, et selle inimese pilk ei mõju enam selliselt hirmutavalt, läbitungivalt, vaid pehmelt. Ta ise ei mõju enam ähvardavalt ega raskelt ja tema kohalolu ei mõju teistele inimestele enam hirmutavalt, olgugi, et ta säilitab selle magnetilisuse, kuid see ei ole enam hirmutav teiste jaoks. Ehk see inimene on tulnud selles elus läbima oma isiklikku põrgu ja võib öelda, et ta on tulnud tegema hinge alkeemiat. Ehk surm ja taassünd on ühes elus. Ja lõpuks tekib siis see mõistmine, et skorpioni tõusumärgiga inimese suurim jõud ei ole kontrollida teisi, vaid vabastada iseendast. Ehk vabastada iseennast sellest põrgust, sellest vanglast. Ja siis on selles inimeses võime tervendada teisi ja juhtida teisi inimesi sügavast pimedusest valguse poole. Sellised mõtted sulle skorpioni tõusumärgiga hingedest. Ikka pane like ja telli kanal, kui video meeldis ja näeme juba järgmises videos.